Hea on ikka lükata autot, kui sul tagarattad ei võitle sinuga. See ju sõidab ju. See on vaja võrdlast. Lennupesa tuleb sinna poole otsa mulle. Ma ei saa otsa panna, see on liiga pikk. Okei, lähme õige asja juurde. Sander nii väga tahaks teha seda, näppida seda 350 setti. Aga Driftida tahaks, mitte näppida autosid. me lähme leiame siit parkast ühe auto, millega peab enne tegutsema, enne kui drifti projekti raha tuleb. Sest ega mu rahakott kui põhjat ei ole. Suht tühja auk on, võin öelda ausalt öeldes. Mul sama, mitte midagi ei ole taskus. Ja seal paistab üks must iludus. See on hall, jah? Paljud... Mis hall? Must on? Millest sa räägid nüüd? Sa räägid mu ML-ist või? Ei, sellest uuest. Ei, see on hõbe. Värvi peame oleda. Ja kuidas see on hall? See on carbon black lihtsalt. Black on tähendab must. Aga carbon black on hall. Ühesõnaga, ma ostsin jälle ühe Tesla, millega siis peab kiirelt toimetama, et me saaks insertida driftimaailma natuke raha ja teha seda 350 setti. Nii et enne tuleb töö teha, siis tuleb lõbu teha. Nii et peate jääma ootama seda episoodi ühel. Ja näete, Model S. Midagi pole viga autol. Aga see on must, jah? Oi, mis siin juhtunud? Seda on õnne või? See toob enne 5 kilo profitit kohe. See toob kasumit meile. Nüüd on siis näppu jäänud üks Model S. Ma pole ise Model S-iga varem sõitnud. Ma olen Model 3-sid mitu tükki teinud, omand. Ja nüüd proovime ära ka Model S-i. See on nagu see Tesla siis mugav versioon elektriautost või nagu siuke, ma ei tea, S-klassi Mersud ei ole ilmselt, aga... See on keskklassi auto ja Model 3 on see kordi budget auto. Ja Model 3 on ikkagi kart. Oh, vaata, kus murmur tegelikult. See peaks selle mingi antiläägi lauskontrolli peale panema, kus muru kuradi põlem panna. Sellest autost ka, mis episoodi teeme? Me peame tegema selle tänava kõlbulikuks. Muidu varsti tuleb uus talv peale, saab seal soovi minna. Ja siis ma sõidan selleks streeti. Seal on juba ühes videos sa ehitad endale semipro pilli, võtsid streeti sellega. Ei no super, finaalides sõidame kõike millegi. Ja. Üsna äkki mul on tühi. Tekkis. Kui vaatab õiget poolt ka. Ei, seda näitab pärast. See on kõik jumala, see on korras auto. Huvitavad lingid. Soft close ei ole. Ei ole. Mingi Soome raadio käib, muidu saab pahandada jälle. Pane endale siis reduced noise. Reduced noise või? Miks ta nii hullult puhub? Mis see on? Biohazard või? See Peeru aisulased tõmbab välja seda. Kõike on meie ekraanil. Vaikus. Nii, mis meil siin Model S-iga siis võrreldes Model 3-ga silma hakkab? Siin on mingi mega suur telefoni, tableti mõõdus asi. Ja siin on ka, kuidas seda nimetatakse? Tahomeeter. Tahomeeter elektriautol. No, sama asi. Aga selles mõttes mulle meeldib see, et must lagi on mingi siuke Alcantara või? Jaa, pöörat nahk. Aga liiga palju Mersu hüppe minu jaoks siin. Kui ma ise Mersu mees, siis ma näen, et see on Mersu oma. Aknalülitid, asjad on Mersu pealt. Ja see on siis nüüd Model S Facelift 75D ehk siis 75 kW akuga ja dual mootoriga, 2 mootoriga. Võtsin seda nuppusid. Ja tegelikult see külg, mida me vaatasime autol, paistis küll väga ilus, aga teise külje peal on väike mure meil, mida kohe näete. Vaatame, mis aktsiaturud teevad. Normaalne. Aga mingites aspektides on näha, et see on nagu vanem tehnoloogia kui Model 3-s, see ajab mind veits närvi. Et kuna Model 3 tuli välja 2019 või 2018 ja need hakkasid tegelikult esimese otsaamat tulid 2014 juba ja Facelift tuli siis 2017, siis mingid asjad tunduvad siin natukene vanema generatsiooni asjad. Näiteks kogu see ekraan nagu on nagu siuke rohkem läägab ja siuke, ma ei tea, üldse nagu heledam võiks olla, vaata.
Auto. Mis sa arvad, Sander? Kus meeldib? Ma ei tea, siuke mõnus on. Mul praegu ilusti see haigele seljale pressib tagant peale. Kus see raisk? Siin on keegi chill accelerationi peale jätnud. Pedalsin steering. Ongi. Mõtlesin, mis see toimub. Elektriga on ikkagi, see vääne on ikkagi päris haige. Kui pärast heli kvaliteet läheb, siis ärge mind süüdistada, kui Martin tegi akna lahti. Ma ei tea, iste mulle küll ei meeldi. Nagu see istmepõhi on nii lühike. Mulle just meeldib. Aga mõnus on küll. Ega sõita on ikkagi nagu juba tunduvalt mugavam. See vedrustus ise. Ja siin saab seda ju timmida, et pilli kõrgeks või. Pane lõu peale ikka ägedam. No see on ka off-roadi vees rohkem. Ja küll proovime lõud ka. Oota, auto rise at this location. Sa saad panna konfida ära, et kui ma siia jõuan, siis auto tõuseb kõrgele. Siuksed Tesla mingid naljakad feature'id on see, miks ta mulle meeldib ka. Ma ei saa aru, kus ta läks nüüd kõrgemaks ka. Mis ta läks? Vaata, kus ta on. Maast oli tunned. Tunnan kohe, kui see õhkpadjad on rohkem täis nagu jäigemaks. See on hai peal. Ta ise ikka kiirusega sättinud. Seal oligi, et kuni 24 kilti tunnis saab. Oota, aga kui me tõstukile paneme pilli, siis paneme, kuhu me paneme ta? Hai. Pärast peab tõstma, et käpad altsaks. Standard võib ka on. Mis sellest autost veel rääkida? See on 200 000 läbi sõitnud, 2017 aasta. Tal on mingid lisad. Ja mis on naljakas veel, Model S-idel on siuke võti, kui sul on telefoni sisse pandud see Model S, sul peab võti ikka kaasas olema. Model 3-ga saad ainult telefoniga sõita. Ma juba mitu korda kõndinud ainult telefoniga siia peale ja siis mõtlen, miks ma uksi lahti ei saa. Nii, ma tahtsin näidata software, additional vehicle information. Siin on premium audio, autopiloot on olemas, CCS adapter on tehtud, ehk siis uuema tüübi laadimisadapter. Ja siin on HomeLink, ehk saad garaaži uksi avada. Ja mis veel huvitavat? Ma ei teagi, teeb siin mingid update endale juba. Kahjuks peame enda parkima siia tõstuki vahele ja teda remontima nüüd hakkama. Ja kohe näete, mis on murekohad. Ma siin vaatasin, testisin auto üle ja nüüd on Sandri kord hakata teda remontima või? Invaliid hakkab remontima. Eelmine video vigastas Sandri selga. On ikka vana inimene juba. 30 kukub kohe. Oi, issand, haige. Mehaanik tahab juba midagi küljest ära lammutada. Esimene detail juba tuli ära küljest, nii et me ei jõudnud autot ära parkida. Aga nüüd on siin selline mure. Tagatiib on pihta saanud. Tagauks on pihta saanud. Esiuks on pihta saanud. Esitiib on pihta saanud. Esistange on pihta saanud. Ja esituli on pihta saanud. Ja selleks, et tagatiiba remontida, on siin 1/4 mingit teist Teslat veel. Kuna see tagatiib kõik on täis alumiiniumist, siis lihtsam on see suurest tüks ära vahetada, kui siin hakata kuidagi seda välja tõmbama. Sest alumiinium ei ole kõige mugavam metall, millega siukseid asju töid teha. Nii, Sander ütleb, mis plaan on. Ta ei ütle midagi, ta juba keerab mingit juppe küljest. Tuleb kõik ümbert selle ära lammutada ja lihtsaks ja kerenemise on nii. Ja siin on see kõrgsurve. Kõrge pinge laadimise teema ka, nii et vaatad, midagi õhku ei lase siin. Vaatad näppudega, kollaseid juhtmediga või orantsi juhtmedi katsu, jah? Ma neegi näppi. Aga see pistik tuleb siit lahti võtta ja tagatuli tuleb küljest ära võtta. See klaas, liist ja klaas tuleb ära võtta. Kuna me panime kohale sõita, siis kõik käisi küljest saama. Jaa. Aga teeme nii lihtsaks, et saaks. Mul ei ole seda autot millegagi vedada, sest see ei lähe mu kinnissaagis. Puksiir pole terve veel ja mul tavahagist ei ole, nii et ei tea, mis saab. Siin on ka uus juhiuks ja tundub, et see on sama värvi ja tegelikult seda ilmselt värvi ma ei peagi. Siin on olemas uus tagauks. Peab üle vaatama, seal on paar mingit väikest täket või midagi. Siis seal on veel tiib ja tuli. Ja ega meil muud vaja ei ole tegelikult, et minna värvima seda autot.
me üritame siit siis teha võimalikult palju ruumi, et keremeestel oleks lihtne see detail ära jäämata, et see tegelikult see tagatiiv on liimitud siia külge. Ustega ma arvan, et me tegeleme ise. Täna võtame veel ära stange ja stangega üles kõik detailid, et stange saaks korda teha ja võtame selle tiiva ära. Siis me saame hiljem, kui asjad värvitud on, ise selle kõik kokku panna. Kuule, mida sa ehitad sinna mingid kuradi... Pärast sinna alla ära. Kuhu sa paned nüüd? Nüüd kaovad ära kõik sul. Ei kaovad, ma oskan ise ka vaja. Mine võtta sealt mingi pappkast. Pane sealt asjad pappkastidesse, värkidesse. See ei ole sul see kiirtöö, et sekundi pealt pead nagu valmis saama, et palju palka saaks. Siin on ukse plekk on täitsa lahti. Ja hästi äge töö pidi olema neid ukse linke vahetada ja kalibreerida. Et nad õiges asendis saaks, siin käibki praegu vastu. Väljad on ka kergelt saanud, aga sellepärast me ei muretse. Korralikud Continentali rehvid on 20 tollised lamellid. Ega ma rohkem selle Tesla kohta midagi rääkida ei oskagi. Teeme selle töö ära. Sander siin niimoodi mõtleb tegelikult selle 350 seti peale seal. Ja meil see kogu see garaaž on ka veel siin. 350 seti filmimisest on tegelikult mingi üks päev möödas. Ja see puhkab siin. Loodame, et need linnud mingid pesa ei tee kuhugi. Maikeli autos üritab teha juba. Sandri lemmikauto on Tesla või Honda või BMW. Nissan. Mulle ära talmutasin. Ära ostas mingi kruusa auto. This is Finland, Eesti autod on veel olemad. See on särts või? Kuule, jumala viisakas ju. Kõik on full alumiinium. Fui! Mingi juppe lendab mulle vähe. Huvitav, kes veel neid väljad korda teeks? Mingit välja partnerit oleks vaja meile. Nii, räägi, kuidas edeneb? Mis on progress? Ma tegin vahepeal siin tähtsat IT-tööd. Kõik esiots on tühi ja tagant on tühi ja stange nahku ja uksed nahku. Kuule, räägi eesti keeles, korralik kommunist oled või? Eest on tühi. Kõik tükid küljest ära. Tagant stange maa, siis on tagant ka valmis ja see on ka külje peal. Noh, hakkab looma. See auto on vedelenud siin juba, ma ei tea. Jälle 6 aega või? Jälle 6 aega. Mingi 2 nädalat ikka või 3 nädalat. Meil on viimasel ajal projektid nagu toppama jäänud. Ei tasu selle driftiga tegeleda ikka. See võtab kõik aja ära. Sellel hetkel räägin sellest, kui meil on 350 Z uus väljas. Ma just peaks tegema driftiga rohkem, kuidagi mingid moodi imemoodi sisse. Ja no vaata, see on väga keeruline lugu, on sellise asjaga raha teenida, mis neid raha välja viib. Ma olen aru saanud, et ega inimestele seda drifti väga palju vaadata ei viitsi ka, sest neid drifti YouTuberid meil siin Eestis on juba varsti 10 vist. Me oleme originaalsed ja teeme ka keerulisemaid projekte, muid projekte, challenge'eid, mingeid igast asju. Ehk siis... Me peame tegema. Sandril on mingid challenge ideed, aga tal on sellised ideed, et ma ei tea, palju see maksma läheb. 1000 eurot. Aga pakkuge meile siia video kommentaari siis head challenge'i video ideed. Äkki teeme ära? Ja kolme, kes sellest teha, et Maike välja punti võtta. Jah, 3 musketäri lähevad auto challenge'id tegema. Ostame mingid odavad autod ja lähme sõidame kuskil. Ja küll, räägime Teslast parem. Võtad tiivaga üles ära või tagatiiva? Ma tegelikult saaks küll leti hästi. See vist on kõik siin, kõik on liimitud kuidagi. Ma ei tea, kuidas see käib, aga... Tagast ainult ei ole vaja välja on. Vaatame, võtame kaasa ikka. Teevad paranduse siia nurka. Väikene, siin on ikkagi pitsam. Mul on ikkagi haagist vaja, saab bussihaagisega minna. Ma olen mõelnud, kuidas see auto vedamine kõige mugavamaks teha enda jaoks. Olen buksiiri ostnud, olen kinnishaagis ostnud. Ja lõpuks praegu oleks ikkagi kõige lihtsam mu vana haagis ja buss, mille ma ära müüsin. Üks parkimisandur näitas ka kuskil mingit viga. Ja, et ütlesid mulle head, ma ära saan tellida, kui sa mulle ütled. Panen tahvli peale kirja kõik, mis on vaja tellida. Panen ka tahvlile kirja, mis on vaja tellida. Õnnelikum mekaaniku nägu. Selg valutab. Jaa. Kosmodiski vaja sulle. Mis sa keerad selle? Poite. Kuidas sa oma näppudega nii õppisid tegema? Küsima naise käest või üle suust kinni, et ei kukk.
Nardo Greive. Esitiib on B-osa, sest ei olnud normaalselt ühtegi kasutatud võtta. Aga see on alumiinium ja okei kvaliteediga tundus. Üritan seda pilli magama panna, aga ta ei taha magama minna. Tuled põlevad. Laadida enam ei saa, kui laadida pistik on lahti võetud. Nii et ma pean ta sliipi saama kuskil. Uksed on eest ära võetud. See liistud tulevad ära võtta. Vaatame, kus see poisi magama saab panna. Liikul. Ehk siis jalapidurit võetud, siis ärka poisti ellu. Nüüd me siin kulutame aku ära. Ja see on 2 tundi tööd ja tehtud või? Uksed on vaja uued külg panna. Ustega on mingi keeruline lugu. Ma pean 3D printima ühe abinõu, et saaks sinna sisse need lingid õigesse kohta. Aga võib-olla praegu paneme lihtsalt need külge. Ma ei teagi, kuidas. Ja nüüd peab avada ka saama. Ma panen pist külge, teibime kokku. Loodame, et see maa paagis ära. Tuleb proovida hiljem. Aga no, paar tunnikest ja auto on valmis siis paint tanni juurde lahkuma. Seal on üllatus neile, ega ma ei öelnud, et nad peavad hakkama seda tagatiiba vahetama. Ma ise ka ei alguses teadnud, et see alumiiniumist on, sest Model 3-del ei ole seal alumiiniumist. Nii et see on suurem töö kohe. Nii et jälle targem. Õnneks terve tagaots maksis 300 € ja see on full alumiinium. Kõik, mis üle jääb, läheb siit vana rauda. Nii et saab 50 € tagasi vähemalt. Kui nad ei küsima ei hakka just, et kus sa selle kuradi pool Teslat said. No nii, edusammud. Sander on hakanud bodyshop vennaks ja tõmbas kõik laiali, valmistas ette. Pani B-osa tiiva sinna, alutsid külge. Ohoh, sa oled kinni seda. Kust kinni? Sest et Model S-il on manuaalsed uksed nagu päris autol. Ja ka tagumine ei ole. Tagumine on elektriline ikka. Väga jah. Ehk siis põhimõtteliselt on kõik ettevalmistatud. Me siin saadan paar pilti veel, ütlen, et kas meil on midagi veel kuskilt võiks ära võtta. Tagaklaasi võiks ära võtta, aga ma seda ei taha ise ära lõhkuda. See klaaside lõikumine alati on siuke ebameeldiv tegevus. Need, kes seda palju teinud on, need oskavad seda hästi. Ei no ma võiksin esiklaasi vahetada, mis iganes, aga mitte siukest väikest asja. Nii, aga nüüd meil on siin üks Tesla. Kogu see tiib on siin olemas nüüd ühes tükis. Nüüd on vaja siit teha katt ja paste. No tegelikult ei ole katt, sinna on vaja võinoaga. Siin on ikkagi mingid keevituspunktid on veel. Ja needid on mõnes kohas. No õnneks on üllatavalt lihtne, tundub. Tundub vähemalt, et asi on sile. Ja kogu see asi on alumiiniumist. Ma võtame siit selle pleki ära. Siis ülejäänud on lihtsalt vana raud. Nii et võite kommentaaridesse panna pakkumise. Mitu eurot selle eest tagasi saab. Me maksime 300 € selle eest. Ja tegelikult on see palju suurem, aga siit lõigati eest ära, sest muidu oleks transport olnud võimatu. Nii et koos saatmisega oli 300. Siis me mõtleme, kuidas me selle edasi transpordime sinna Arukülla. Nii et tubli tööpäev Sandril. Ma ise tegin IT-tööd täna, nii et ei teagi. Oleks see... raha või? Oota, sul on see Sandri palgafond on siin. Vaata, palju see kogunenud on. Oska Porsche ära. Mitte Porsche pealt mingi kasumit saaks. Vaat, läbi ima auto ära ja siis saab edasi toimikule. Räkamees. Ma refleksist vaatan peeglit, ei ole. Sul on suur kaamera ju. On jah. Ma ei ole harjunud nii rikast asja. Sõidab ikka veel, võtad tükid küljest ära, karjub, aga sõidab. No enda Aagise peale ei pannud seda mitte kuidagi ära. Nii et aitäh Artile rehvipunktist. Laenasin tema Aagist. Nüüd lähme viime Tesla ära. Noh, auto kohal. Ei läinudki poolt päeva aega. Aidati kohe maha võtta ja kõik asjad ära tõsta, nii et eks nad ise ajavad selle varsti sisse. Vaatame, kas saame tulla siia. Saame tulla siia sellel hetkel ka, kui seda tiiba vahetatakse.
saab. täna on kätte jõudnud see päev. Tere, Tanel. Tere vist. Me oleme Paintani jõudnud ja Tesla on valmis saanud. Räägi, kuidas see Tesladega on, kas see on nagu hea töö või halb töö? Keeruline pigem. Keeruline. Et kuna see konkreetne oli alumiiniumkerega, siis on seal natuke nokkinud see vist rohkem ja ei ole nii, et sa keevitad asjad külge. Ega mina ka ei teadnud tegelikult alguses, sest ma olin Model 3-sid ainult teinud ja Model 3-del on plekist tagaosa. Ja mõtlesingi, et noh, mis selle sama teema ju, tõmmatakse tõk-tõk välja, aga ei, siin pidi siis terve selle suure tüki ära vahetama. Meil on see tagumine, see jupp on kuskil alles seal veel, selle me võtsime üles, viime vanarauda veel. Saab pool raha tagasi. Saab midagi tagasi, tõesti. Aga sul on siin päris huvitavaid projekte, ma vaatan ja... Jah, teeme kõike nii-öelda. Keretahad paljaks ja nullist kasv. Ja väiksemad asju ja siis maastab kõike. Alates, kui te enda auto peaaegu maha kannate, siis venitusest kuni täiesti lõppviimistusteni välja. Et tehakse teie auto korda. Seal värvikamber. Igasugused projektid on ümber ringi meil siin. Ja E39, mis on maailma parim auto. Ja Sander iga kord näeb ühte uut E39 siin. Enda vana autot näeb ka siin vahepeal. Jah, see veel on alles, ootab talvena. Ja eks me siit lähmegi, paneme selle Tesla peale vaikselt, lähme koju, hakkame seda kokku panema. Teie, kui te tahate kvaliteetset kereremonditeenust, värviteenust, siis teate, lingid on all descriptionis. Saate võtta ühendust, saate pakkumise ja saate oma auto ilusaks jälle. Ilus makaron su käes. Tesla on jõudnud koju. Sander teab kõike, ta võttis lahti. Ma ei tea, ma ei oska. Tegelikult ma olen sellist teisest hanget ühe korda teinud ühel Maikeli autol. Aga küljeoksed, need on nüüd teema. Siin on nüüd välja jooksvad lingid ja et neid nagu paika saada. See pidi olema väga huvitav töö. Sander on siin vahepeal juba tagaosa kokku pannud. Nüüd saab vist pilli jälle laadima panna. Miks see nii on? Ma ei tea, see pole vaata käinud. Ja proovime siis ruttu kokku panna, sest Teslal on praegu siuke turu peal on Teslade puudus, ütleks niimoodi. Et mitmed inimesed on kirjutanud mulle, et tahaks Teslat, nii et paneme ruttu müükida. Tegelikult saab sellele nüüd full self-driving'u ka, et tuleks seda proovida, aga ma ei tea, kas ma selles videos jõuan seda. Aga mingi video teeme sellest full self-driving'ust ka, et laseme Teslal siis kuhugi sõita ja vaatame, mis me arvame sellest. Aga tegelikult siin palju tööd ei ole. Kõige stanged ja need asjad lähevad lihtsalt. Uksed võtavad ka aega siin. Ma arvan, et uksed võtavad 2 peale päevakese ja ülejäänud on siin mõned tunnid. Tesla Factory on siin, Sander jõudis ka garaaži ja ma siin alustasin selle tagauksega juba. Ei olnudki nii keeruline, kui ma arvasin ja Sander siis paneb stange kokku. Me siin oleme natuke eemal olnud jälle asjadest, Tesla on vedelenud. Käisime Poolast driftivõistlustel. Enam vist ei lähe kunagi. 41 kraadi sooja ja kõik jutud ja läks halvasti suht.
aga nüüd tuleb Tesla valmis teha. Mõtlesin, et harjutan tagauksega ära, saan teada täpselt, kuidas ühest käivad. Siuke abinõu oli, mida ma kõige rohkem kartsin. See ukse lingi paika panemine, timelapsist nägite ka, kus ma sellega ja viitasin. Aga põhimõtteliselt meil on uksed kokku, stange ette ja võiks Tesla ju valmis olla. Nipet-näpet, mõned asjad väiksed veel. Sander mõtleb, ei mäleta, kui sa äst käisid. Aha. Ma ühe korral on sellist stanget kokku pandud, nii et nüüd on mul vahelduseks uks hoopis. Kuidagi väga pikale on veninud see Tesla projekt, et ma ei tea üldse, mis see tulevik toob nende autoprojektidega, et neid on suht raske siin viimasel ajal teha. Vaatame, mõtleme, tahaks seda ka hakata tegema seal Nissanit. Mis sa oled vale udukas? Need on siit samast, jah? Jaa, muidugi. Aga tee nad selle kaltsuga puhtaks. Jaa, ma tundes aru saada, kuidas pidi nüüd käivad. Siin on 2 kinnitust, sul on 200. Nii pidi käivad? Jah. Pikku pidi. Ma üritan nüüd pikku pidi panna. Vaat niimoodi, vaata, kus puhas on selle järgi. Tegelikult on tuli palju suurem kui see puhas osa. Imelik värk. Mul on juhtmestik siin küljes, klaasi siinid on vaja kinni panna ja klaas külge ja igast tihendid asjad ja siis on selle uksega valmis, proovime külge. Vaatame, kas hakkab tööle. Uks on enamalt jaolt koos, enne ei pane polstrit peale, kui paneme ukse külge ja testime ära. Stange on koos, Sander pani siin kokku kõik, nüüd on küljekarp ja stange ja mis meil peal. Noh, on aru ka saada, miski tehtud on. Natuke on. See on see alumine, see tiib, mis oli natuke ka pihta saanud, siit on natuke timmitud. Aga noh, näed. Siukse liimide ja asjadega ta istub siin kõik koos. Põhimõtteliselt ei ole aru ka saada, et vahetad on. Kui ta natuke nagu muda ja mulda saab nagu ikka siin Eestis. Kas Teslat on parem remontida kui Vaagi või? Ma ei ütleks. Tesla on liiga palju tüüblit. Liiga vähe polte, liiga palju tüüblit. Kogu aeg asendama. Ma olen Tesla tüüblit tellinud küll, ma saan neid juurde tellida ka. Sellel Model S-il on juba õhkvedru ikka. Sul on mugav sõita. Suured pidurid, mida ei kasutata, väsivad ära. Või noh, ma ei tea, mis nendega juhtub, korrodeeruvad ära. Just reguleerib neid lõhuvabasid selle. Noh, stange poisike on peaaegu küljes. Natuke kuidagi võiks parem istuda. Ma kardan, et meil ta vedeles liiga palju pärast värvimist siin diivani peal ja nüüd on võib-olla natuke kummi läinud või nagu valesse asendis, vale kuju võtnud. Aga timmime, äkki läheb paremaks. Esituli tahab ka palli saada, see oli kasutatud tuli. Kui need tuled olid suht kallid, me hakkanud siia ostma mingit, ma ei tea, 500 eurist tuld. Kolmas päev, kui me seda kokku paneme. Ütleme nii, et Model S ikkagi on natuke suke keerukam kui Model 3, aga midagi väga hullu pole. Paar asja, mis meil siin on näha, et siin auto juures on juba kallal käidud, mingid asju tehtud, timmitud, näpitud, mõned tüüblid puudu, mõned poldid puudu õigetes kohtades. Tavaline ärkna, aga näed, uksed on peaaegu üles. Klaasid tahavad veel regulli ja mingisugust nipet-näpet asju veel, aga täna võiks saada põhimõtteliselt nii kaugele kokku, et
saab sõita. Ja easy peasy. See tagaliist on mul vaja teha. See laperdab seal. Ja no see ukse ümber tõstmine, see on ka siuke metsik töö. Et need lingid kõik käima saaks. Aga jah, siia on vaja veel see asi panna sinna alla. Vot. Auto muidu juba nagu saab aru, et tal on asjad küljes. Ei oskagi midagi tarka rääkima rääkida. Mis sa leidsid, Sander? Ma ropendan kohe. Seal on see mingi nupp või see, et saaks väike beebi frunkist välja või? Ma oskan seda panna. Mis see on? Ei tea. Kus see tuli? Tiiva alti on kuskilt, aga ma ei näe teisel pool küll sikkes. Teisel pool vaja. Panime ette B-osa tiiva alumiiniumist. Kuna A-osad olid, kõik olid lammarites, olid kõik nii kahtlased, et kõverad, mõlgid, värgid, särgid. Siis panime selle B-osa. Aga 100% ikka ta ei istu. Nii nagu tahaks. Siin tuleb natuke... Ikka B-osa. B-osa. Natuke tuleb vaeva näha. Nende kõikide kerejoonte ja asjadega. Kuidagi ei taha sellel autol need hästi joosta. Aga noh, ilmselt osad tulevad juba tehasest välja niimoodi, et on vahet paigast, nii et pole probleemi. Peaasi, et öko sõita on ja 3 meetri pealt ilus on, nagu drifti auto. ei, proovime ikka endast parimad. Varsti annan oma parimad, mitte venekeelset sõnu kasutada. No nii, valmis ta saigi lõpuks. Ma ei tea. Mulle see Teslade koostöö kvaliteet meeldib, aga mingid vahed nagu ei jookse üldse ja ka selle poole pealt, kus mina pole midagi puutunud. Nii et naabrid ütlesid ka, et Tesladel on suht naljakas see, et tehasest välja tulevad juba mingid uksevahed, tiivavahed asjad ei nagu istu hästi. Aga nüüd on ta tehtud. Olen taga natuke sõitnud, kõik toimib ja ma ei tea, panen müüki või. Sellega seoses tuleb meelde, et just tegin kuulutuspildid ära ja tegelikult meil on autodiileris kuulutuste lisamine tasuta, nii et minge vaadake autodiiler.ee, ei pea sentigi maksma, saate oma kuulutusega üles panna. Selle pildi kuulutuse panen alla descriptionisse. Ma ei tea, mis tulevik toob, ilmselt teeme väikse pausi nende auto taastamise lainetelt. Võib-olla mõtleb midagi uut ja huvitavat välja. Meil on seal üks auto, mis on vaja 6 aega nüüd valmis teha. Siin on paar detaili vahepeal saabunud.